No, ma arvan, see kogukonnale on ta ikka turvalisuse maja siin, et ikka auto sees ja iga kell välja sõitus oma kogukond siin läheduses, et no, see ikka turvatunde annab kõva. Põhiraha tuli Siseministeeriumisse läbi Päästeamet nagu siis lõpus kandis selle raha üle, aga 300 000, mis me saime, see oli ikkagi Siseministeeriumist saadud raha. Eesti riik vabatahtlike najal tegelikult ju püsib väga paljuski, et ükstapuha, kas me vaatame tavalist kogukondlikku tööd kuskil külas või siinsamas seda siis vabatahtlikku päästetööd, et meil pole mitte kunagi nii palju ressurssi ühiskonnana, et seda kõike kinni maksta ja kui inimestel on entusiasm, idee ja on võimalik neile toeks olla, siis sellest võidavad kõik. Praegu oleme ennetusalal. Ennetusega juba 3. aasta tegutseme. Kodukülastused kõik, aga sellest 4. kvartalist selle aastal peaks saama ka VPK-ks nagu vabatahtliku päästekomandoks, et taotlused ma sain nii aru, et on rahuldatud, et nüüd pidi komisjoni minema, siis hakkate päästjad. Uuest aastast oleme juba valves. Tuleviku plaan ongi, et ikka siin 24/7 ikka olla valves ja häirekeskuse käsutuses.